Lugupeetud volikogu liikmed, ma arvan, et siinkohal on see hetk, kus me alustame oma volikogu istungiga, et tutvustan teile päevakorra projekti. Meil on siis kokku 10 punkti, nendest 9 on sellised, mis nõuavad meilt otsustamist. Esimene on siis määrus Tartu valla volikogu 27. veebruari 2020 määruse number 4 noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord. Et see on siis teine on Tartu valla volikogu 22. novembri 2018 määruse number 31 Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osamäära kehtestamine ja tasumise kord muutmine. Number 3 Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevusteks toetuste andmise kord. 4. Tartu valla volikogu 26. septembri 2019 määruse number 22 sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord muutmine. 5. Tartu valla volikogu 22. novembri 2018 määruse number 34 spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord muutmine. 6. projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2020-2023. 7. hankemenetluse korraldamine, loa andmine selleks. 8. vallavara omandamine, tegemist on siis Maaramaa lähtekergliiklusteega. Ja 9. on vallavara omandamine Äksi lähtekergliiklustee. Ja 10. on siis informatsioonilised küsimused, kohapeal algatavad küsimused ja vaba arutelu. Lugupeetud volikogu, küsin, kas on ettepanekuid päevakorra ümbertõstmise asjad? Ei kuule, et oleks. Sellisel juhul ma panen päevakorra hääletusele, kes on selle poolt, et päevakorra projekt võiks päevakorrana meil vastu võetud saada. Palun siis hääletada elektrooniliselt. Nii, praegu on meil selline olukord, et minu masin mõtles natuke kaua. Praegu kõik on 24 on poolt, 1 meil on puudu, päevakord on kinnitust leidnud ja selle järgi saame tööle asuda. Esimene päevakorrapunkt on määruse eelnõu Tartu valla volikogu 27. veebruari 2020 määruse number 4 noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord. Ettekandjaks selles punktis on Jarno Laur, palun. Tervist, auväärne volikogu ja loodan, et mind on kuulda. Väga hästi kuulda. Selge, aga tuleb siis tõdeda selle volikogu ju põhiline kammertoon paraku on ette antud sellest eriolukorrast, milles me kõik elame ja harjume olema, mitte ainult istungi vormis, aga ka nende eelnõude sisus ja põhjustes. Ja midagi ei ole teha, me peame endale aru andma, et lisaks sellele meditsiinilisele eriolukorrale, mis on kogu maailma tegelikult enda alla haaranud ja Eesti samuti, et sellega kaasneb paraku ka siiski majanduslik, ütleme, määramatus vähemasti, aga ilmselgelt ka majandus muutused. Ja selle tõttu me oleme tegelikult vallavalitsuse poolt volikogule esitanud päris mitu eelnõud, mis korrigeerivad meie eelmisi otsuseid nüüd selle kriisi valguses.
Me ei tea päris täpselt ju seda, millise ulatusega selle kriisi mõju meie eelarvel on, aga seda, et see mõju on olemas, seda ütleb, kuidas öelda, terve talupoja mõistus. Ja me olemegi kavandanud siis mõned sammud, mis võiksid meil aidata selle survega, mis eeldatavasti majandussurutis toob meie eelarvele hakkama saada. Ja oleme alustanud siis mõnedest lihtsamatest asjadest, kus esialgu on nii-öelda pidurit tõmmata lihtsam. Ja üks nendest asjadest on siis noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmine, millise määruse volikogu tegelikult suhteliselt hiljuti vastu võttis ja millise rakendamise pidime me otsustama lisaeelarvega, ehk siis positiivse lisaeelarvega, nähes sinna ette teatud hulga vahendeid. Täna on selge, et lisaeelarve tuleb, aga lisaeelarve ilmselgelt tuleb hoopis teise suunaline. Ja selle tõttu on meie ettepanek, et me lükkaks noorte huvitegevuse ühingutele, erahuvikoolidele toetuse andmise korra rakendamise edasi sellisel moel, et see rakenduks alates aastast 2021. See jätab meile alles põhimõtteliselt selle välja töötatud nii-öelda mudeli, aga võimaldab meil nii-öelda atra seada siis sügisel, kui me järgmise aasta eelarvet koostame, et millisel moel me saame seda ellu hakata viima. Et esialgu päris tühistamisettepanekut ei tee, kuna huvitegevust toetada igal juhul on vaja, aga hetkel võtaks nii-öelda pausi ja otsustaks sügisel siis aastaks 2021. See on nüüd selle määruse põhitekst. Kui te vaatate teil ees olevat eelnõud, siis te näete, et vallavalitsusel on ettepanek lisada siia teine paragrahv veel. Ja see teine paragrahv on mõnes mõttes samamoodi kriisiparagrahv ja ettepanek on muuta valla finantsjuhtimise korda, lisades sinna ühe sätte, mis annaks vallavalitsusele õiguse ajutiselt piirata hallatavate asutuste eelarvetes ette nähtud kulutuste tegemist kuni 3 kuuks. Asja mõte on tegelikult selles, et lisaeelarve koostamiseks kulub teatud aeg. Ütleme näiteks praegu me teame, et meil on majandusstruktuur ja ka tulud ilmselgelt muutumises, me ei tea selle ulatust ja meil kulub aega, et saada aru, kui suurt lisaeelarvet on vaja teha miinusmärgiga, millisel moel neid nii tulusid kui kulusid muuta või ümber struktureerida. Aga vahepeal on vaja nii-öelda tõmmata mingis valdkonnas pidurit, et me ei kulutaks nii-öelda neid vahendeid ära. Ja sellist voli meil tegelikult täna ei ole. Sellist voli aga tundub, et puht praktiliselt võib vaja minna, sest ei saa salata, et meil on siin mitte paljudega, vähemalt ühe hallatava asutusega tekkinud olukord, kus hallatav asutus ütleb, et tal on kinnitatud eelarve ja ta ei näe mingit põhjust, kuni seda ei ole muudetud, mingeid muutusi oma töökorralduses teha. Nii et see on siis selline nii-öelda teine kriisi ettepanek, mida me paluksime volikogul arutada ja kehtestada. Minu poolt kõik praegu. Kas kellelgi on küsimusi? Et andke teada või on sõnavõtusoovi või repliiki, et märkige siis ära, siis ma näen, kes seda soovib. On küsijaid? Mina nagu olen. Nii, kohe vaatame, kas ma ka seda näen. Nii, virtuaalselt ma seda ei näe, aga hea, et sa seda ütlesid. Palun, Martin. Nüüd tuli. Mul on selline küsimus, et
Me tegelikult selle eelnõu puhul komisjonides arutasime natukene teist eelnõud, ainult seda erahuvikoolide toetamise korda, et see Tartu valla finantsjuhtimise kord on siia nüüd nagu viimasel hetkel nagu juurde poogitud, et miks ta on selle eelnõu osa, miks ta ei või olla eraldi eelnõu. Aitäh. Nii, Jarno, vastad. Aus vastus on see, et eraldi eelnõud ei ole võimalik päevakorda lisada peale seda, kui päevakord on volikogu liikmetele välja saadetud ja oleks aus niivõrd ütleme, põhimõtteline muudatusettepanek arutada läbi esimese punkti all, et põhimõtteliselt ta võib ükskõik millise kriisist tuleneva määruse muudatusettepanek olla, aga tundus mõistlik, et kuna see on tõesti nii-öelda ootamatult tekkinud selline probleem, et me arutaksime selle, kas volikogule on vastuvõetav selliselt muudatusettepanekuna see vormistada, et arutaksime kohe päevakorra alguses läbi. Nii, aitäh vastuse eest. Kas küsija jäi rahule? Iseenesest jäi rahule. Ma tahan lihtsalt täpsustada seda, et kui te nüüd viimasel hetkel, kui vallavalitsus selle siia lisas, et kas olete 100% kindlad, et sellisel kujul ei ole tal ühtegi viga sees ja et seda ei ole vaja tagantjärgi pärast kuidagi ringi teha? Seda, kui ma tohin vastata, et see on põhimõtteliselt sarnaseid õigusi nii-öelda vallavalitsuse hallatavate asutuste eelarveid mõjutada on tegelikult ka teistel nii-öelda tavaolukorras pandud. Me usume, et tavaolukorras sellel tegelikult erilist vajadust ei ole, ehk see piirangud, mis sinna on pandud, peaksid olema adekvaatsed ja andma küll selle õiguse operatiivselt sekkuda, aga mitte ka liiga meelevaldselt. Nii, aitäh. Palun, kas on veel küsijaid? Nii, Vahur Poolak, sõnavõtt, palun. Jah, tervist minu poolt. Majanduskomisjoni poolt nii palju, et majanduskomisjon antud eelnõud tema esialgsel kujul menetles ja majanduskomisjon teeb omalt poolt volikogule ettepaneku eelnõud toetada. Mis puudutab siis eelnõu lisa antud finantsjuhtimise muudatuse osas, siis ilmselgelt on see volikogu otsus oma kõikvõimsuses. Aitäh! Nii, aitäh. Mulle siin lõi ette, et Martin Vedak soovib sõna. Jah, täpselt. Ma tahtsin komisjoni seisukohta ka väljendada, et arengukomisjon arutas seda siis esialgsel kujul ja arengukomisjon on samuti pooldaval seisukohal. Aitäh. Aitäh. Läheme edasi. Kas on veel komisjone, kes on seda eelnõud menetlenud? Ja hariduskomisjon menetles ja olime poolt. Selge, aitäh. Kas on veel? Tundub, et ei ole. Nüüd me oleme selles olukorras, et me peame kõigepealt hääletama sisse muudatused. Nii et panen kõigepealt hääletusele, et määrusesse sisse viia muudatused kõigepealt pealkirja. See tähendab, et tegemist on lisaks veel Tartu valla finantsjuhtimise korra muutmisega ja siis on lisatud paragrahv 2. Et kui meil õnnestub, siis hääletame need kõigepealt läbi. Kes on selle poolt, et need muudatused sisse viia? Oleks küsinud, et andke käega märku, aga praegu peab ütlema, et hääletage palun virtuaalselt.
Nii, hääletamine on paranduste osas lõppenud, 24 poolt, ülejäänud hääli kõiki 0. Nüüd panen hääletusele määruse tervikuna, kes on selle poolt, et see eelnõu määrusena vastu võtta. Palun hääletada. Nii, hääletamine on lõppenud, on siis 24 poolt häält ja puudu 1. Saan aru, et see vist on jätkuvalt Mart Toots. Nii, aga teine tabel näitab midagi muud. Et vastu võetud 22 poolt häält, 1 vastu ja 1 on siis vist hääletamata või erapooletu 1, jah. Nii, ma nüüd ei oska öelda, et kumba, vabandust, vaatasin algul valesti, see, mida ma algul ütlesin, see oli istungist osa võtnud. Nii et praegu on õige 22 poolt ja otsus on vastu võetud. Nii, läheme järgmise punkti juurde. See on siis määruse eelnõu taas Tartu valla volikogu 22. november 2018, määrus number 31, Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja tasumise kord muutmine. Ettekandjaks Jarno Laul, palun. Hea volikogu, see on nüüd üks määrus, mis ei ole seotud mingilgi moel selle kriisiga, ei meditsiinilise ega majandusliku ega ühegi muuga, vaid see tuleneb sellisest huvitavast paradoksist, et ükskõik kui palju ei prooviks teha selliseid üldiseid reegleid, siis ikka leidub mõni erand, mingi üksikjuhtum, mis sunnib kaasuspõhiselt teatud korrektiive tegema. Ja nii on tegelikult juhtunud ka meie lasteaiatasudega, kus põhimõtteliselt on inimestel võimalik saada lasteaiatasust kas siis osaliselt või täielikult siis saada see kompenseeritud ja eeldab see siis teatud sissetuleku nivoost väiksemat tulu. Aga me ei toimeta üksi siin ruumis, et meil on mõned naaberomavalitsused, kus on soodustuste struktuur natuke teissugune. Ja näiteks Tartu linnas on eraldi koheldud siis neid peresid, kust korraga käib lasteaias 3 või rohkem last. Ja nendel on siis tehtud eraldi soodustused. Ja tuleb välja, et nii vähe tõenäoline, kui see teoreetiliselt selline olukord ka on, selliseid peresid on. Ja muu hulgas on üks pere ka Tartu vallas, kes on tõesti nagu õigusega pöördunud vallavalitsuse poole, et kas ei oleks võimalik rakendada siis sellist soodustust, nagu siin mõnes naaberomavalitsuses on. Ja sellest lähtuvalt oleme meie volikogule selle eelnõu koostanud ja ette pannud, et tõepoolest, kui lapsevanemal on 3 või enam last, kes kasutavad kohta Tartu valla lasteaias, siis alates 3. lapsest võiksid need lapsed meil tasuta lasteaias käia. Ja siin, nagu te näete sellest eelnõust, et me olime pannud ühe kitsendava asjaolu, et nad kõik võiksid elada, see üks lapsevanem ja kõik lapsed võiksid elada siis Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas ühel aadressil. Siis arengukomisjoni arutelu käigus tekkis ettepanek see ühel aadressil ära võtta, kuna see
ei pruugi olla asjakohane selline nii-öelda piirav säte. Et iseenesest selle eelnõu majanduslik mõju on olemas, aga on Tartu valla eelarve seisukohalt suhteliselt marginaalne, küll aga žesti väärtuses hindamatu. Minu poolt kõik. Nii, aitäh ettekandjale. Võib-olla kommenteerime kõigepealt ära selle paranduse muutuse, et Martin, oled sa äkki valmis oma komisjoni nimel rääkima? Ja, kui kellelgi küsimusi ei ole, et siis ma komisjoni seisukoha esitan. Et komisjonis oli see teema arutusel ja see ühe aadressi nõue võib tänapäevases ühiskonnas tekitada tahtmatult selliseid probleeme, mida meie vallavolikogus võiksime mitte soovida lahendada ja sellepärast see kitsendus siit nagu maha sai võetud, sest iseenesest on meil vaja ära katta olukord, et lapsed oleksid valda sisse kirjutatud, mitte see, et nad ilmtingimata oleksid kõik täpselt samal aadressil vallas sisse kirjutatud. Et sellepärast see kitsenduse mahavõtmise ettepanek sai tehtud. Selge, aitäh. Palun, kas kellelgi on veel selle punkti juures midagi rääkida? Andke märku. Ja, taas kord kiidelda majanduskomisjoni siis usina tööga, kus ka antud eelnõu menetlust leidis ja majanduskomisjoni ettepanek volikogule on eelnõud toetada. Aitäh! Aitäh! Ma kuulsin hääle järgi, et Ülisuvi oli rääkimas. Ja, et hariduskomisjon ka arutas ja olime poolt, nii et meie poolt hääled. Selge. Nii. Ma saan aru, et kuna meil on parandus sees, siis me kõigepealt peame hääletama seda parandust. Et lugupeetud volikogu panen hääletusele, kes on selle poolt, et parandusettepanek eelnõusse sisse viia. Palun hääletame. Nii, praegu vist veel hääletada ei saa. Nii, nüüd saab. Kes on siis parandusettepaneku poolt? Nii, praegu hääletamata on veel 2 inimest. Jah, hääletamata Arvi Lossmann ja Jaanus Robi. Nii, Arvit ootame ka. Arvi, oled sa kuuldel? Mul kadus net vahepeal ära. Ta ei töö mulle praegu ette hääletada. Praegu on tagasi, aga ta ei lase mul hääletada. Nii, mis me siis teeme? Pange pool. Ühesõnaga ütlesid praegu ise, et oled poolt. Ja. Selge. Siis saab Estrid selle lisada ja praegu siis on ära hääletatud see parandusettepanek. Ma ei näe praegu neid tulemusi. Kõik olid poolt. Kõik olid poolt, selge. Nii, nüüd panen hääletusele määruse tervikuna. Nüüd näen ma ka, et on kõik poolt. Nii, palun hääletada, kes on määruse vastuvõtmise poolt.
Pall läks. Arvi, su mikrofon on sees. Nii, praegu on veel Liia hääletamata. Minul ei ole ette tulnud seda. Ja mina ka ei ole. Mina olen ka poolt, aga mul ei ole ette tulnud midagi. Külli olen. Nüüd tuli hääletan poolt. Minul ei tulnud. Nii. Ja tuli, hääletasin. Praegu on hääletatud, aga me näeme satist, et praegu toimub hoopiski parandusettepaneku hääletamine. Estrid kirjutab mulle, aga hea vähemalt, et kõik on poolt. Nii et parandusettepanek on nüüd lõplikult kinnitatud. Nüüd panen määruse uuesti hääletusele. Saame jälle proovida. Üllar, sa pead ise ka hääletama veel. Ma hääletasin, mul oli seal üleval üks kast, kus ma pidin kiitma, et ma olen nõus. Jurs ja Marike veel. Vahur on praegu veel hääletamata, Vahur Jurs. Mul tekkis ka siin mingi tehniline tõrge, et oli nagu kõik ilus, aga see on muudatusettepanek ainult, et kui enamus on poolt, siis ma Üllar teen ettepaneku minna selle eelnõu enda hääletuse juurde. Aga me seda teeme praegu. Kas me ikka teeme? Ma sain Estritist aru, et on muudatusettepaneku hääletus ikka veel. Minu meelest see, mis oli enne, see oli muudatusettepanek. Et nüüd on juba määrus ise. Oota, Estrid kirjuta chati uuesti, mis seis, mida me hääletame? Volises on tekst, et parandusettepanek teema. Parandusettepanekut hääletasime. Nii, ja see on nüüd tehtud. Võtame siis nüüd eelnõu enda ette. Ja, nüüd on eelnõu. Nüüd on eelnõu, no selge. Asume hääletama. Minul tehniline probleem lahenes. Arvi ja Lilled on veel. Kohe saab. Mina pean ütlema, et selle dokumendi osas ma sain lausa 4 korda hääletada. See ei ole ka normaalne. Mina sain ka 4. Tahtsin just öelda. No, aga vähemalt olete poolt. 4 korda. Loen ette tulemuse, kõik on poolt, 24 poolt. Nii, saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde. Ja see on Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord. Ettekandjaks Eve Kallas. Tere õhtust, austatud volikogu. Nii nagu selles õiendis on juba kirjas, et see mittetulundusliku tegevuse toetamise korra muudatused on tingitud eelmisel aastal Grant Thornton Balticsi poolt läbi viidud auditist. Audit tõi välja mitmed mitmed erinevused kehtiva korra ja tegeliku elu vahel, et kuidas siis toimiti. Need on üritatud nüüd selles korra muutmises kõik reguleerida selliselt, nii nagu tegelik elu toimub. Põhilised muudatused on korras paragrahvis 4. Vastavalt auditi aruandes välja toodule on kehtivas korras ette nähtud, et taotluste hindamise
teeb vastav ametnik ja ta võib selleks kasutada kultuurikomisjoni abi. Reaalsus oli aga selline, et kultuurikomisjon hindas tegelikult taotlusi. Seega on mõistlik korras reguleerida tegelik olukord ja antud eelnõu seda teeb. Komisjon moodustatakse vallavalitsuse protokollilise otsusega. Sama põhimõtte järgi on korra eelnõus sisse kirjutatud taotluste hindamine viiepallisüsteemis. Kehtiv kord seda ette ei näe, aga praktikas seda kasutati. Ühe muutusena on toodud sisse ka vallavalitsuse õigus keelduda toetuse maksmisest, kui taotlus on saanud vähem kui 15 punkti. Toetuse väljamaksmine on muudetud analoogselt eraõiguslike spordikoolide ja spordiklubide toetamise korrale ehk toetussumma makstakse välja 2 osas. Ja lisana on sellele eelnõule sisse kirjutatud paragrahv 6, mis annab vallavalitsusele õiguse jätta toetus välja maksmata seoses eriolukorraga või vähendada toetuse välja makstavat summat seoses eriolukorraga. Et see oleks kõik. Aitäh ettekandjale, palun küsimused või sõnavõtud. Kui on, siis andke märku. Nii. Ja avaldan siis siinkohal arengukomisjoni seisukoha, et arengukomisjon arutas seda eelnõu punkti ja on toetaval seisukohal. Aitäh. Järgnevalt oli... Palun. Ja, ka majanduskomisjon eelnõud menetles ja majanduskomisjoni ettepanek volikogule oleks eelnõud esitatud kujul toetada. Aitäh! Aitäh! Külli Suvi! Hariduskomisjon toetab. Aitäh! Kas on veel sõna soovijaid? Ei ole. Lugupeetud volikogu, kuulutan välja hääletuse, kes on selle poolt, et see määruse eelnõu võtta määrusena vastu. Palun hääletada. Nii, praegu on hääletamata veel Vahur Jurs. Nii, nüüd on kõik hääletanud. Ja ma saan aru, et kõik on poolt. Nii, sellega on siis see punkt otsuse saanud. Järgmine päevakorrapunkt on määruse eelnõu Tartu valla volikogu 26. septembri 2019 määruse number 22 sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord muutmine. Ettekandjaks Jarno Laur, palun. Tervist ja volikogu. See on nüüd üks määruse eelnõu, mis tegelikult tuleneb väga otseselt sellest eriolukorrast ja tekkinud majandusprobleemidest ja üritab siis võimaldada meil paremini nendele reageerida. Nimelt, me sooviksime täiendada meie tavapärast sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda, mis iseenesest on üpriski kõikehõlmav ja et toetuste ja abiliigid, mis seal on kõik rakendatavad ka täna. Aga mis annaks võimaluse hädaolukorra seaduse alusel välja kuulutatud eriolukorras ja sellele järgneva kuu või 2 jooksul ühe erisuse nende meie abi andmise korras sätestatud siis meetmete rakendamiseks. Nimelt, nendel meetmetel
mis arvestavad siis isiku või leibkonna sissetulekut. On meie korra järgi selleks perioodiks, mille jooksul vaadatakse sissetulekuid siis möödunud 3 kuud. Ja nagu me teame, siis ütleme sellises stabiilses olukorras on see täiesti adekvaatne, aga hetkel, kus meil sisuliselt poole kuu pealt või päeva pealt kukkusid paljud ettevõtted lihtsalt ära oma majandustegevusega, terved sektorid, teenindus, turism, siis on ka inimestel juhtunud olukord, kus sisuliselt poole kuu pealt meil ei ole üldse garantiisid ja meie ülesanne omavalitsusena on neid aidata. See lahendus on siis selline, et me teeksime ühe eraldi hädaolukorra ajal siis kehtiva meetme, mis ütleks, et selle 3 kuu asemel me saame võtta eriolukorras siis arvesse 1 kuu sissetulekud ja lisaks sellele kehtiks selline erikord kogu eriolukorra kehtivusaja ja lisaks siis 1 kuu jooksul peale seda, sest me eeldame, et majandus ei pruugi taastuda piisavalt kiiresti. Siin etteruttavalt võib öelda, et on sotsiaalkomisjoni ja ka majanduskomisjoni ettepanek muuta seda 2 kuu peale, mis siis oleks peale eriolukorra kehtivuse lõppu veel see säte jõus ja rakendada seda siis 1. aprillist. Et see on minu poolt kõik. Aitäh ettekandjale. Palun, kas on kellelgi küsimusi? Andke märku, kui on. Nii, sõnavõtt on siis Marika Tampa registreerinud. Palun. Marika Tampa siis ütleb, et sotsiaalkomisjonis arutati seda teemat ja nagu juba Jarno ütles, et tegime ettepaneku ja üllatav, et majanduskomisjon tegi sama ettepaneku. Me oleme väga ühtemoodi mõelnud, et 1 kuu jooksul siis asendada 2 kuu jooksul ja rakendada määrust 1. aprillist 2020. Sotsiaalkomisjonis kohal olevatest liikmetest kõik toetasid eelnõu. Minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh! Palun, kas on veel sõnavõtjaid? Nii, Vahur Kuulak. Majanduskomisjon samuti eelnõud menetles ja majanduskomisjoni ettepanek on komisjonile volikogule siis toetada eelnõud koos muudatusettepanekutega, mida on teinud siis sotsiaalkomisjon ja majanduskomisjon. Aitäh! Aitäh! Nii, ja Külli Suvi on veel soovinud sõna. Nii, hariduskomisjon ka arutas ja oleme poolt. Nii et... Aitäh! Ja küsimuseks on registreerinud Martin Pedak. Palun! Minul on üks küsimus, et kui me nüüd eelnõud muudame, et hakkab 1 kuu varem pihta ja kehtib ka 1 kuu kauem, et kas vallavalitsus on hinnanud selle mõju finantsiliselt? Vastus on tegelikult suhteliselt sama nagu komisjonis esitatud samalaadsele küsimusele, et selle määruse kogu kulu on väga raske prognoosida. Samamoodi on raske prognoosida siis järelikult ka rakendamise erisusi. Miks on raske prognoosida? Raske on prognoosida sellepärast, et tegeliku tööhõive ka ulatus ei ole teada. Et me täna näeme seda, et kokku Tartu maakonnas on umbes kuu ajaga tulnud siuksest 2000, 2500 töötust on tekkinud 5000. Aga me ei tea nüüd täpsemat jaotussektorite vahel, me ei tea seda, kui palju veel kasutab näiteks Töötukassa meetmeid palgatoetuse näol. Ehk tegelikult on äärmiselt keeruline selle muudatuse majanduslikku mõju prognoosida. Mida me aga teame, on see, et meil on tegelikult seadusega pandud kohustus inimesi sellistes oludes aidata ja
no meil ei ole nagu sellest kohustusest kuskile puigelda ehk me peame selleks siis vastavalt vahendid leidma oma lisaeelarves. Nii, aitäh vastuse eest. Kas küsija jääb rahule? No eks tuleb jääda. Ma esitasin nüüd sõnavõtu soovi ka, et ma jätkan siit. Et arengukomisjonis oli nüüd arutusel siis see ilma muudatusettepanekute variant ja arengukomisjon toetas vähemalt esialgset varianti. Nii, aitäh. Kas keegi veel soovib sõna selle punkti juures? Ei näe, et oleks sõna soovijaid. Alustame hääletust parandusettepanekutest. Kes on selle poolt, et kahe komisjoni poolt tehtud parandusettepanek viia eelnõusse sisse? Palun hääletada. Nii, kas me saame hääletada? Saame. Nii, kes on poolt, siis palun märkige ära. Nii, praegu on meil hääletamata Vahur Poolak. Kuuled sa, Vahur, meid? Nii, Vahur Poolak, kas sa kuuled meid? Okei. Kõik vist on hääletanud. Nii, minul näitab, et Vahur Poolak ei ole hääletanud. 24 häält. Nii, minu vaade näitab, et on 23 poolt, 1 erapooletu ja siis näitab, et Vahur Poolak ei ole hääletanud. Nüüd hääletus. Nii, nüüd on kõik hääletanud ja tulemus on siis järgmine. Ja kui ma seda nüüd näeks kuskil. Ära parga. 24 poolt, 1 erapooletu. Nii, 24 poolt, 1 erapooletu. See punkt on siis otsustatud. Läheme järgmise juurde. See on siis taaskord määrus Tartu vallavolikogu 22. novembri 2018 määrus number 34 spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord muutmine. Ettekandjaks Tarmo Raudsepp, palun. Vabandust, et ma segan, aga kas me mitte ei hääletanud alles muudatusettepanekut? Jah, väga õige. Aitäh paranduse eest. Panen nüüd uuesti hääletusele terve määruse koos sisse hääletatud parandusega. Nii, Eve soovib vahepeal midagi öelda. Ma natukene täpsustan seda parandust ühte, kus on see, et te soovisite, et määrus hakkaks kehtima tagasiulatuvalt, siis ta ei hakka kehtima tagasiulatuvalt, vaid ta rakendatakse tagasiulatuvalt. Nii, ma arvan, et see ei sega meid praegu hääletamast, et parandus on meil sisse hääletatud, kes on selle poolt, et määrus ise tervikuna vastu võtta. Palun hääletada. Miks ta ei lähe minu hääletada?
Nii, tundub, et kõik on hääletanud ja praegu on siis 25 poolt. Nii, aitäh, saame minna järgmise punkti juurde ja see on siis spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord muutmine. Ettekandjaks Tarmo Raudsepp, palun. Tegemist siis järjekordse 5 eelnõuga ja ettepanek on siis spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise korda täiendada uue paragrahviga ja asja mõte selles, et käesoleva aasta toetustest on meil siis välja makstud esimese poolaasta jagu ja nüüd tulenevalt sellest kriisist on väga paljud treeningud ongi hetkel peatatud. Me ei tea täpselt, kuna ja missuguses kujus on neid võimalik uuesti käivitada ja seetõttu palubki valitsus endale õigust nii-öelda jooksvalt vaadata, kuidas see asi kujuneb ja võtta vastu jooksvalt siis otsuseid, et kas toetust vähendada, kui on selleks nii-öelda alust või siis ka teatud juhtudel ära jätta. Et iseenesest me oleme nagu väga selgelt sellest aru saanud, et spordiklubidele see toetus on tegelikult vajalik ja niisama lihtsalt me seda nii-öelda ärajätmise otsust vastu võtma ei hakka, kuna me tahame, et peale kriisi lõppu ka spordiklubid oma tegevust jätkaksid. Aga see ikkagi võib osutuda teatud juhtudel vajalikuks ja seetõttu on see eelnõu teie ette toodud. Aitäh! Aitäh ettekandjale. Palun, kas kellelgi on küsimusi? Või soovite esitada komisjoni nimel sõnavõttu? Nii, Martin Pedak, palun. Ja, arengukomisjonis oli sellest juttu. Arengukomisjon toetab antud eelnõud, aga me juhtisime tähelepanu sellele, et võib-olla korra aastas lähenemine ei ole kõige otstarbekam. See ei anna võimalusi piisavalt hästi ja adekvaatselt reageerida. Aga see oli siis vallavalitsusele ettepanek, mitte eelnõu muudatusettepanek. Aitäh. Ja Külli Suvi on soovinud sõna. Hariduskomisjon ka toetab eelnõud. Aitäh. Nii ja veel Vahur Poolak. Majanduskomisjon menetles antud eelnõud ja majanduskomisjoni ettepanek volikogule oleks siis toetada eelnõud ette antud kujul. Aitäh. Aitäh. Palun, kas keegi veel soovib sõna? Tundub, et ei ole. Sellega on siis sõnavõtud lõppenud, et lugupeetud volikogu panen määruse eelnõu hääletusele. Palun anda hääled. Nii, mina näen, et kõik on hääletanud. Järelikult on meil siis 25 poolt ja meil on otsus vastu võetud, määrus kehtib. Nii, järgmine on meil siis projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2020-2023. Ettekandjaks Jarno Laur, palun. Hea volikogu, analoogne projekt on varasemalt ka teie laual olnud ja kui te mäletate, siis tuleneb see ühest kokkuleppest, mille Tartumaa 8 omavalitsust on sõlminud, et maakondliku arengustrateegiat ellu viia. Ja see kokkulepe oli selline, et me rajame siis igasse omavalitsusse nii-öelda tervise, edenduse ja sportlike eluviise toetavaid objekte. Need on igas omavalitsuses suhteliselt erinevad,
et siin oli omavalitsustel siis pigem sellised nii-öelda enda sisekaemuslikud momendid. Meie ettepanek oli eelmine aasta varunimekirjas ja see aasta siis põhinimekirjas kunstmuruga jalgpallistaadioni rajamine Raadile. Ja see meede, millesse me praegu esitame oma taotluse, see enam-vähem on üles ehitatud nii, et igal aastal siis circa 2-3 projekti saavad rahastatud ja meie voor nii-öelda selle kokkuleppe kohaselt peaks siis sellel aastal olema, nii et ma loodan, et need rahastusreeglid jäävad ka tõesti kehtima. Nüüd projekti enda elluviimise aeg on aastani 2023. Ehk iseenesest meil on võimalik selle projekti elluviimist ajatada ja igal juhul on see üks selline asi, millega on võimalik ka siis nii-öelda kriisist välja tulla ja teha siis investeeringuid mingisugusesse taristusse, mis teenib meid pikalt. Enne kriisi oli selle asja eelarve umbes 600 000, millest 200 000 võiks olla siis see maakondliku arengustrateegia elluviimise toetus. Umbes 200 000 või circa kolmandik siis selle kunstmuru katte osa võiks siis olla Jalgpalliliidu panus, nii nagu Jalgpalliliit on täna panustanud kõigisse uutesse staadionitesse. Ja kui te mäletate, siis me seda viimast kolmandikku lootsime saada mõnelt jalgpalliklubilt ja ise panustada siis hoonestusõigusega Raadil. See, mis puudutab hoonestusõigust ja Raadi maid, siis äsja oleme kehtestanud Tartu valla lõunaosa 5. ja 6. etapi detailplaneeringu, mis loob siis eeldused selle jalgpallikeskuse maa saamiseks riigilt ja loodan, et see ka õige peatselt juhtub, nii et protsessid on elluviimise suunas läinud. Mis puudutab täna Jalgpalliliidu või ka klubide poolset võimet panustada, siis ma arvan, et hetkel on see, ütleme niimoodi, et ebaselge, kuivõrd keegi ei tea jällegi selle kriisi mõju, aga selge on ka see, et selle elluviimiseks jäänud paari aastaga, mis meil on võimalik seda raha kasutada, need võimalused selgivad. Et igal juhul täna projekti esitades vaatame päris mitu aastat ette ja teeme siis endast oleneva, et siis aasta-paari pärast oleks meil selline uus sportimisvõimalus olemas. Kui me seda taotlust esita, siis muidugi need eeldused lihtsalt ei kehti. Aitäh! Aitäh ettekandjale. Palun, kas on sõnavõtte või küsimusi? Et andke teada. Nii, praegu siis on järjekorras sõna soovinud Martin Pedak. Palun. Ja arengukomisjonis oli teema laual. Arutasime rahastuse teemat, samuti seda teostamise ajaraami ja loodetavasti võimaldab hetke majanduslik olukord seda isegi odavamalt ehk realiseerida, kui esialgsed plaanid ette näevad. Aga arengukomisjonil on eelnõule ainult poolehoidev meelsus. Aitäh. Aitäh. Ja Küllisuvi. Toetame. Aitäh. Vahur Poolak. Miski pole igavene. Leidis majanduskomisjon seda eelnõud menetledes ja just nimelt see, et võttes arvesse antud projekti elluviimise siis ajastikku ja raami, selle ümber siis võib uskuda, et mõistlik oleks antud hetkel siiski eelnõud toetada. Tõenäoliselt on siin 2 varianti. Meil õnnestub
meil õnnestub kas mõistlikemate eelarvevahenditega neid tegevusi ellu viia või siis kui lähebki kõik nii, et ei lähe nii, siis taganemisruumi on meil alati. Ehk siis majanduskomisjoni ettepanek volikogule on toetada eelnõud ette antud kujul. Aitäh! Aitäh! Palun, kas on veel kellelgi sõna soovi? Ei ole, siis lõpetame sõnavõtud ja läheme hääletamise juurde. Kes on selle poolt, et otsus võtta vastu täpselt nii, nagu eelnõu ette nägi? Palun hääletada. Nii, kõik 25 olid poolt. Sellega on otsus tehtud. Järgmine päevakorrapunkt on hankemenetluse korraldamiseks loa andmine. Ettekandjaks Jarno Laur, palun. Hea volikogu, et eelnõudes siis minu poolt täna ettekantav viimane ja puudutab see siis ka, nii nagu eelmine punkt, siis seda, kuidas kriisist välja tulla. Ja üks võimalus sellest kriisist välja tulekut aidata on ehitada asju ja teha investeeringuid, mis aitavad meid edasi. Ja puudutab see antud eelnõu, nagu te juba komisjoni aruteludest aimu saite, siis pikemat vaadet sellele, kuidas ära lahendada Maarja Magdalena siis lasteaia tegevus. Täna te teate, et lasteaed tegutseb 2 rühmaga. Need rühmad on, ma ütleks nii-öelda alamõõdulised. Seal on vähem lapsi, kui iseenesest seadus lubaks ühes lasteaiarühmas hoida, aga nad on alamõõdulised selle tõttu, et need ruumid, kus lapsed on väiksemad kui norm ruutmeetrite arv on ette nähtud. Ja selle tõttu on Maarja Magdalenas vaatamata sellele, et tegu on suhteliselt väikese kohaga, siis teatud defitsiit lasteaiakohtadele. Nüüd lisaks sellele on Maarjas pikalt olnud arutamisel siis koolis olevate ruumide kasutusele võtmist, täna on tühjad, ja koolis asuva õpilaskodu nii-öelda korda tegemine või siis tõesti tänapäevaseks muutmine. Nii et terve hulk nii-öelda probleeme, mida tuleks kuidagi niimoodi lahendada, et me teeksime mingisugused investeeringud praegu nii, et tulevikus ei peaks neid väga palju muutma, aga teeksime ka mõned käigud siis sellised, mis võib-olla vaataksid natuke kaugemale kui üks käik. Ja mõte oleks siis selline, et selle aasta eelarves ette nähtud 100 000 eurot Maarja Magdalena lasteaia 1 rühma toomiseks koolimajja jääb kehtima, see hange on meil ettevalmistamisel. See võimaldab meil lähivaates ületada selline lasteaiakohtade defitsiit siis sellega, et mõlemad rühmad saavad võtta ennast nii-öelda maksimumarvuni, kuna üks saab uued ruumid siis koolimajja ja teine saab siis kogu senise lasteaiamaja enda käsutusse. Ja sellega siis nii-öelda see ruutmeetrite piirang peaks esialgu andma meile leevenduse siis päris hea mitme, isegi kuni 12 lasteaiakoha näol. Nüüd ikas vaates oleks lahenduseks siiski see, et me ehitaksime Maarja Magdalena kooli juurde eraldi moodsa lasteaiamaja, mis oleks modulaarne. See oleks võimalik ehitada nii, et me projekteerime sellise tuumiku ja sinna juurde rühma nii-öelda komponendid, mida saab siis vajadusel juurde teha. Ja miks kooli juurde on see, et saaks kasutada neid võimekusi, mis koolil on, ehk siis saal, aula ja köök, et neid ei peaks dubleerima, need oleks võimalik saada siis kooliga kahasse. Ja kui selline maja peaks olema meile jõukohane ehitada, siis me saaksime selle teise rühma tuua ära tänasest lasteaiamajast
rühma tooksime ära siis ka sellest koolimajja remonditud rühmaruumist ja siis saaksime teha järgmised sammud, ehk siis õpilaskoduks saaksime võtta selle tänase 100 000 eest renoveeritava siis kooliosa kasutusele ja tänase lasteaiamaja saaksime siis pikemas perspektiivis võtta kasutusele noortekeskuse ja päevakeskuse ja muude selliste teenustena, mida me täna osutame korterites ja korterid omakorda saaksime siis võõrandada, nii et tekiks ka võimalus uusi elanikke Maarjasse veel elama asuda. Ja selleks, et kogu see mitmekäiguline plaan ellu läheks, on meil vaja tegelikult minna siis projekteerima seda lasteaiahoonet ja ettepanek volikogule olekski anda siis luba vallavalitsusele sellise projekteerimishanke läbiviimiseks. Teeksime seda sellel aastal kasutades ilmselt suhteliselt häid hindasid ja otsustaksime peale projekteerimise lõppu siis edasised sammud. Aitäh! Aitäh ettekandjale. Palun, kas on küsimusi? Või sõnavõtte? Martin Pedak on sõnavõtuks registreerinud. Palun. Ja arengukomisjonis oli väga pikalt teema arutusel, peaasjalikult siis tehniliste sammude osas, mida antud eelnõu ka võimaldab, millest me peaasjalikult rääkisime, millel me peatusime, oli siis see, et see riigihange peaks siis olema sellisel kujul, mis võimaldaks sellist läbirääkimistega varianti, kus on võimalik lasta erinevatel siis arhitektidel pakkuda selliseid piirkonda sobivaid ideid, mille vahelt oleks siis ka võimalus valida, et siis ei oleks ainuüksi kõige soodsam hind see faktor. Et see oli meil Jirži ettepanek, kes on ise Valga valla arhitekt. Nii palju, kui ma mäletan, vallavalitsus oli sellega päri, aga üleüldiselt arengukomisjon toetas eelnõud. Aitäh! Aitäh! Palun, kas veel keegi on sõna soovinud? Mina praegu Laur Poolak, palun. Jah, eelnõud menetles pikalt ka majanduskomisjon ja ilmselgelt on tegemist väga sellise keerulise ja kompleksse, siis ma ei tea, kas selle kohta peaks ütlema probleem situatsiooniga pigem, et nagu vallavanem juba ütles, alustada tuleb ehk siis kusagilt otsast, praegu võiks öelda algusest ja projekteerimine niisugusel kujul, nagu rääkis eelkõneleja härra Pedak, arengukomisjoni nimel oleks ilmselt mõistlik, kuna jah, Maarja Magdalena koolimaja näol on tegemist vana ja väärika hoonega ja ütleme, et päris igat asja sinna külge pookida oleks tõenäoliselt eemalt vaatajale kummaline ja võib-olla mitte pikas perspektiivis üleüldse mõistlik. Üldjoontes on majanduskomisjoni ettepanek volikogule lihtne toetada eelnõud esitatud kujul. Aitäh! Aitäh! Palun, kas on kellelgi veel sõnasoovi? Ei ole. Et sellega on sõnavõtud lõppenud, läheme hääletamise juurde. Kes on siis selle poolt, et võtta vastu otsus, lubada vallavalitsusel hankemenetlus korraldada? Palun hääletada. Nii, Külli Suvi, ma näen, et ei ole veel saanud hääletada. Mul ei ole veel midagi ette tulnud.
Nüüd tuli. Nii, praegu on kõik hääletanud ja 25 poolt. Sellega on meil otsus vastu võetud. Saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde. Selleks on vallavara omandamine Maramaa lähtekergliiklustee. Ja siin on nii palju muutunud, et ettekandjaks on Tarmo Raudsepp. Palun. Aitäh. Et 2014 aastal ehitas siis Tartu vald kergliiklustee Maramaalt kuni Lähteni ja selle juures tehti siis maaomanikega rendilepingud, milledesse oli sisse kirjutatud, et Tartu vald peab need kinnistud maaomanike käest ära ostma. Vald on siis teinud kõigile nende kergliiklustee aluste kinnistute omanikele ettepaneku kinnistute müümiseks maksumusega 30 senti ruutmeeter. Praeguseks oleme siis kinnistud ära ostnud 12 omanikult. Kokku on kinnistutel, selle kergliiklustee alla jäävatel kinnistutel siis 18 erinevat omanikku või omanike gruppi. Et ehk 6 omanikuga on veel vaja kokkulepet sõlmida. Ja nendest 6 siis üks omanik on hinnanud, et tema hinnangul selle kergliiklustee aluse maa maksumus oleks mõistlikuna tema poolelt, kui see oleks 40 senti ruutmeeter. Ja temale siis kuulub 4 kinnistut. Et sellises kujus on ka eelnõu ette valmistatud. Aitäh. Nii, aitäh ettekandjale. Palun, kas on küsimusi või sõnavõtte? Nii, sõnavõtuks on registreerinud Martin Kedak. Palun. Arengukomisjonis samamoodi nagu eelmiseid punkte eelnõusid arutati seda punktiga hästi põhjalikult. Peaasjalikult peatusime sellel teemal, et oleks näha selle saba lõpp, et neid eelnõusid antud lõigu või antud kergliiklustee juppide omandamiseks on olnud siin juba päris pikalt ja mõistlik oleks, et lõpetada ükskord ära. Saime vastuseks vallavalitsuselt eelist infot, et tänaseks on veel 5 omanikuga vaja läbi rääkida ja tegime sellise ettepaneku, et kui on osad omanikud, kellega mitte, et kellega ei saa kokkuleppele, vaid seda ei ole võimalik leida või kätte saada, siis vallavalitsuse enda nägemus oli, et siit oleks ka võimalik neid sundvõõrandada tasu eest, et kindlasti peaks selle päevakorda võtma selle jaoks, et saaks selle teema lõpulaualt maha. Antud eelnõu osas oli arengukomisjoni seisukoht toetav. Aitäh. Aitäh, Martin, ja Vahur Poolak on ka soovinud sõna. Jah, ka majanduskomisjon antud eelnõud menetles. Ei midagi uut siin päikese all. Tore, et samm-sammult, ent järjekindlalt nende maade omandamine vallavalitsusele sujub. Lõppu, ma saan aru, veel niipea siiski ei paista, kuigi antud eelnõu puhul on majanduskomisjoni ettepanek volikogule eelnõud esitatud kujul toetada. Aitäh. Aitäh. Vahur, kas on veel sõna soovijaid? Paistab, et ei ole, sellega on sõnavõtud lõppenud. Läheme otsustamise juurde, kes on selle poolt, et otsus vastu võtta, nii nagu eelnõus on.
Nii, praegu Aigar Lepp ja Liia Kass minu vaate järgi ei ole hääletanud. Mul ei ole ette tulnud veel. No ootame, äkki tuleb. Sest Aigar sai tehtud. Aga ma olen poolt, kui ei peaks tulema. Nii, kas volikogu liikmed aktsepteerivad seda, et saame Liia poolt hääle kanda Estriti abiga sisse, et minna edasi? Nii, ei kuule. Ikka või? Jah. Nii. Estrit saab sa ära teha. Estrit kirjutas, et nii ei saa, et peab hääletama, aga mul ei ole ette tulnud ikka veel. Aga sa Liia kliki natukene seal istungi peal või vaata, et ta teeks. Tuli. Nii. Mina vaatasin, et vahepeal refreshimine aitab. Ka hääletatud, meil on siis praegu tegemist olukorraga, kus on kõik hääletanud ja lõppkokkuvõte on siis selline, et 23 poolt ja 2 erapooletut. Sellega on see punkt otsustatud ja vastu võetud otsus. Ja viimane otsuse punkt on vallavara omandamine, Äksi lähte kergliiklustee ja ettekandjaks on taas Tarmo Raudsepp. Palun. Jah, aitäh. Et tegemist siis 2019 aastal ümber ehitatud maanteelõiguga Lähte Alevikus ja täpsemalt siis Sojamaa ristmiku juurest kergliiklusteega, kus maantee rekonstrueerimise käigus tõsteti kergliiklustee maanteest natukene kaugemale. Selleks Maanteeamet võõrandas eraisikute käest ühe maatüki, mille peale kergliiklustee tõsteti ja siis nii nagu oli juba tegelikult eelnevalt kokku lepitud, et tee valmis ehitamise järgselt antakse see maatükk üle vallale, siis selline ettepanek on ka Maanteeameti poolt nüüd tulnud ja ettepanek ongi, et omandada siis tasuta see kergliiklustee alune maatükk. Aitäh! Aitäh ettekandjale, palun küsimused ja sõnavõtud. Nii, Martin Pedak, palun. Arengukomisjon toetas. Aitäh. Kas on veel mõne komisjoni poolt vaadatud? Tundub, et ei ole. Avaur Poolak, palun. Ja majanduskomisjon antud eelnõud menetles ja majanduskomisjoni ettepanek on volikogule antud eelnõud toetada. Aitäh! Aitäh! Kas on veel sõnavõtte? Ei ole. Sellega on siis selle punkti puhul sõnavõtud lõppenud. Kuulutan välja hääletuse, kes on selle poolt, et võtta otsus vastu, nii nagu eelnõu on koostatud. Palun hääletada. Nii, ma näen, et kõik on hääletanud ja on siis kõik 25 poolt. Sellega me oleme ära saanud need päevakorrapunktid, kus meil oli vaja hääletada ja otsus vastu võtta, et jäänud on siis informatsioonilised küsimused, kohapeal algatatavad teemad ja vaba arutelu. Mina kõigepealt ütlen seda, et järgmine volikogu toimub 28. mail. See on siis nii, nagu meie mudel ette näeb, kuu 4. neljapäeval. Nii, aga et oleks mugavam, siis võib-olla registreerige sõnavõtud, et siis ma näen, kes tahavad rääkida, et muidu on väga keeruline seda ütleme märgata.
Et ma näen praegu, et Vahur Poolak on soovinud sõna. Palun. Jah, lugu niisugune. Räägiksin viimatisest majanduskomisjoni koosolekust, kus majanduskomisjoni poolt sündis üksmeelne ettepanek volikogule. Loomulikult siis ajendatuna antud kriisiolukorrast ja võrdlemisi siis kummalisest ja prognoosimatust seisust siis eelarve täitmisel. Ja majanduskomisjon teeb volikogule ettepaneku loobuda erikorra kehtimise ajaks nii komisjoni liikmete kui ka volikogu liikmete tasudest ja siis kehtima võiks see hakata alates 1. aprillist tagasiulatuvalt. Millist meelt volikogu on sellise ettepaneku osas olukorras, kus ümberringi käib püksirihma pingutamine ja nagu eelnevalt räägiti, ettevõtetel paljudel ei ole seisukord üleüldse niivõrd väga kindel, muresid on kõigil ja kärpeid siin ja seal. Ja majanduskomisjoni nägemuses võiks olla volikogu see, kes näitab samuti selles osas üles solidaarsust, siis vallasutuste töötajate suhtes ja näitaks siin koha peal üles initsiatiivi saada hakkama vähemaga ja ajada läbi kasinamalt. Aitäh! Nii, aitäh! Mida arvate? Õige mõte. Aus plaan täitsa. Me vist ei saa seda hääletada nii nagu muidu oleks saanud, et kõik tõstavad kätt, sest eelnõud meil ei ole. Aga ma arvan, et me saame siin võib-olla kokku leppida selles, et see võib tagantjärgi saada realiseeritud järgmises volikogus. Kuigi minu isiklik kommentaar, ma olen neid kriise 3 tükki üle elanud volikogu esimehena. Et ma arvan, et see päästab õige vähe, aga see on nagu ühiskondlikult ja emotsionaalselt ilus otsus. Nii, kuulen või näen siit, et Satis on kirjutanud, tähendab Margus Pärsik, et ka märts võiks olla kaasa arvatud, sest siis ei toimunud volikogu. Et ma arvan, et kuna selle asja üle tuleb meil niikuinii arutleda, et siis kui see eelnõu on meil tehtud, et siis me saame tagantjärgi ta võtta mais vastu. Aga kas ei ole mitte siin mingeid muid takistusi? Aga ma näen, et sõna on soovinud Martin Pedak, nii et ole hea. Ja minul on küsimus ja küsimus on kas siis vallavanemale või vallavalitsusele adresseeritud, et sooviks teada seda, et kas lasteaedades on hakanud vanemad lapsi juba tagasi tooma ja kui me praegu seni tungivalt soovitasime seda mitte teha, siis ehk oleks praegu see koht, kui hakkaks siis seda soovitust ka tagasi võtma, et oleks võimalik vanematel lapsi mitte ainult tuua siis sinna hoiurühma, vaid ka tavalistesse rühmadesse, sest ma olen kuulnud päris mitmed lapsevanemalt sellist vajadust, et kas või 2-3 päeva nädalas oleks võimalik last ikkagi päris oma vanustega lasteaeda saata. Aitäh. Mina võin vastata. Et kui te mäletate, siis eriolukorra alguses oli meie positsioon lihtne, et kõigis lasteaedades on valverühmad, mis siis tagavad sellise esmase vajaduse katte.
välja arvatud Lähte, kus see oli ennetava meetmena nagu möödapääsmatu lasteaed sulgeda. Mäletame, et seal oli oht nakkuseks selles mõttes kogu Lähte kogukonnas. Nüüd me oleme hoidnud statistikat sellest, kui palju kasutatakse valverühmasid. Ja lähtuvalt sellele on siis see lahti olevate valverühmade arv muutunud. Ja statistika nüüd kogu selle eriolukorra algusest tänaseni näitab, et maksimaalne valverühmade kasutajate arv on olnud 20. On olnud ka päevi, kus on 2 last kõigi peale. Ehk laste puudusel on siis vahepeal suletud valverühm Laevas ja Ripsikus ja Raadi lastehoius. Pidevalt on töötanud Kõrveküla lasteaia valverühmad, neid on 2 tükki ja tegelikult pidevalt on töötanud ka Tabivere lasteaia valverühmad, mida oli ka 2 tükki. Aga siis, kui Tabiveres tekkis oht nakkuskolde laienemiseks, siis seal ei olnud muud varianti, kui teha väike vahe sisse ja siis sai avatud Lähte valverühmad. Nüüd tõepoolest on selge see, et kuidagi tuleb hakata uuesti avama kõiki neid teenuseid. Ja täna hommikul vallavalitsus tegelikult võttis vastu ka korralduse, et igas meie lasteaias vähemalt 1 valverühm uuesti avada. See tähendab seda, et meil on endiselt vaja järgida teatud põhimõtteid. Et me ei teeks nüüd karuteenet kogu sellele nakkusolukorrale. See tähendab, et võtame ainult ikkagi terveid lapsi. See tähendab, et rühmades on lapsi vähem, mitte üle 10. Täna on see töökorraldus niimoodi olnud. Homme peaks minema teavitus välja, et esmaspäevast saab siis kõikidesse lasteaedadesse lapsi valverühmadesse tuua ja me vaataks nüüd, kuidas see nõudlus tekib või kasvab. Lasteaiad viivad läbi Eliisi oma selliseid küsitlusi ja vastavalt siis sellele nõudlusele ettevaatlikult me järjest lisame siis seda teenust juurde. Aga reedest lisaks lasteaedadele hakkavad ka kõik meie raamatukogud uuesti laenutama. Tõsi, teevad seda kontaktivabalt, siis neil on omad süsteemid, seal tuleb teada anda, mis raamatut tahad ja siis pannakse raamat ümbrikusse nimi peale ja tõstetakse ukse taha. Nii, kas küsija sai vastuse? Ja ma väga loodan, et seda kommunikeeritakse kenasti välja ka, et siis inimesed teavad, et me hakkame vaikselt taastuma oma teenustega. Aitäh! Aitäh ja ma näen, et järgmisena on sõna soovinud küsimuseks Külli Suvi. Jah, et mina saatsin Jarnole meili peale küsimused, et kui ta nüüd neid küsimusi näeb, siis ta saab järjest vastama hakata, et mul on päris palju küsimusi, aga põhimõtteliselt kõik on rahaga seotud, et Tulvile ei saatnud küsimusi, aga Jarnole, kes alati on vastanud, et siis saatsin Jarnole need küsimused. Nii, Jarno, sa näed neid küsimusi? Jaa, aitäh. Ole hea, loe ette küsimus ja siis anna vastus ka. Just. Külli küsimused on tõepoolest põhiliselt keskendunud siis valla finantsseisule ja sellele, mida me teeme, et seda finantsilist võimekust alal hoida. Nüüd, esimene küsimus, et kuidas on Tartu valla finantsseis ja finantsiline võimekus. Ma võin teile siinkohal kinnitada, et meie finantsiline võimekus on hea hetkel. Me oleme võimelised enda ette võetud ellu viima. Kui te mäletate, siis meie eelarvest on väga suure osa moodustavad investeeringud. Investeeringute eelarve on meil tagatud laenuga, see laen on vormistatud lepinguna. Nüüd põhitegevuse puhul oleme sellises veidras olukorras, kus
nagu kõik arvandmed, mida me saame kasutada, on hetkel näitavad meile veel sellist möödaniku ilusat elu. Ehk et ka tulumaksulaekumised ja kõik muud näitajad tegelikult ei kajasta veel neid muutusi, mis paraku on toimunud või toimumas. Ja selleks, et aru saada, millised need mõjud võivad olla, peame me tegelikult vaatama, et kuidas muutub tööhõive, kuna meil ikkagi 12 miljonit tulusid on maksutulud, millest valdav osa on üksikisiku tulumaksust laekuvad tulud, siis see on nagu võti. Ja see võti on siis selline, et tööpuudus ka Tartu maakonnas on kasvanud. Kui suureks need numbrid lõplikult jäävad, me ei tea, ja kui palju nad meie valda mõjutavad, me tegelikult ka ei tea. Aga me teame seda, et teatud sektorid ja teatud töökohad on sisuliselt olnud 1,5 kuud ilma tööta. Ja mingisugused muutused majanduses nii ehk teisiti tulevad. Nii et me mõnes mõttes oleme teinud täna kaks sellist ettevaatavat otsust. Üks asi on see, et võimalikult paljude investeeringutega minna edasi, viia lõpuni hanked. Etteruttavalt ütlen, et hangete tulemused on rõõmustavad, hinnad on alla läinud, mõned isegi väga dramaatiliselt. Ja sellega hoida siis võib-olla seda meie majandust ka natukene töös. Nüüd teiselt poolt, see, mis puudutab meie põhitegevuskulusid, ehk siis palkasid, majanduskulusid, siis siin me oleme, kuidas öelda, ettevaatusprintsiibist lähtuvalt juba vajutanud pidurit, et hoida kulusid kokku. Kuna on selge, et ütleme nii, et see, et mõju sellel majanduse olukorral meie eelarvel on negatiivne, selles nagu vaidlust ei ole, vaidlus on või teadmatuse osa on see, et kui suur ta. Nii et me oleme täna tõepoolest teinud siis sellised asjad põhitegevuses, et need valdkonnad ja tegevused, kus täna on koormus vähenenud või peaaegu et üldse ära kukkunud, siis seal on tehtud ettepanekud vähendada töötasusid 20–30%. Need on valdkonniti erinevad, aga põhimõtteliselt puudutab see väga laia hulka inimesi. Ainukesed võib-olla keda need kärped on säästnud, on need, kellel tõesti digitaalselt töö käib või kelle palgad on otseselt tulevad riigi poolt või kelle töömaht tegelikult on kas säilinud või isegi kasvanud. Nii et kui me nüüd vaatame valdkondade lõikes, siis noortekeskused, raamatukogud, kultuurimajad, spordihooned on kõik pidanud kärpima oma töötasusid. Koolide puhul puudutab kärbe ainult abipersonali, aga mitte pedagooge ja ka tugiteenistujaid. Huvikoolides on sama lugu, huvikoolides tegelikult meil tegevus käib, aga seal on ka koormused väiksed. Sisuliselt on individuaalõppe teemad, et seal on sisuliselt see tegevus säilinud. Lasteaedade puhul on siis täna tehtud täiendav pöördumine töötajate poole ettepanekuga siis vähendada koormust 20%, sellest tulenevalt siis ka palka 20% või teha asendustöid. Ja me oleme täna pakkunud lasteaednikele 4 valdkonna asendustöid. Need on laste kriisikodu mehitamine. Need on eakate hoolekandes 2 varianti, kas kodukanne või siis koduteenused või siis teatud lihtsamad abitööd siis sotsiaalkeskuses. See on koduõppe ehk tuutorlus nendele siis, kes on täna hätta jäänud oma õppeprogrammi täitmisega
kusjuures selle valdkonna nii-öelda nõudlust või personalinõudlust ma isegi ei oska hetkel öelda. Ja viimaseks on siis võimalikud sellised haljastustööd, heakorratööd, millesse kõik saavad panustada. Nii et seal on olemas siis võimalus valida ka asendustöö. Nii et kolmas küsimus, et kas kõikidel töötajatel vähendatakse töötasusid, ei saa vastata positiivselt, et kõigil ei vähendata. Need ennekõike need inimesed, kes iga päev tegelevad selle kriisi lahendamisega sotsiaalvaldkonnas või siis mingites muudes toetavates valdkondades, et nendel ei ole põhjust vähendada. Ja nüüd tõesti, kõigil, kellel on vähendusotsused, on see siis tingitud sellest, et see eriolukord ei luba neil täismahuga tööd teha, asutused on kinni. Et see ei ole nüüd see vähendus, mida inimesed on, mõned on ka tõlgendanud seda nii, et see on nüüd püsiv palgavähendus. Täna me ei räägi püsivast palgavähendusest, me räägime vähendusest eriolukorra ajaks, kui elu ja töökorraldus on selline, et ei saa täies mahus töötada. Aga, ja nüüd me jõuame selle 4. küsimuseni, et kas tulemas on eelarve vähenemine ja kui jah, siis mis on prognoos? Siis ma millegipärast arvan, et eelarve vähenemine vähemalt põhitegevuse osas on möödapääsmatu. Ja nüüd on pigem nagu küsimus selles, et kust me saame adekvaatse prognoosi ja kuidas me siis seda koormat jagame, aga selge on see, et see kriis paneb meid oma majapidamist siis revideerima. Ja nüüd see viimane 5. küsimus puudutab ühte konkreetset asja nagu Härma raamatukogu, et tõepoolest meil on olemas Kõrveküla raamatukogu, millel on oma harukogu, Härma kogu, ja see Härma kogu tegutses Kõrveküla põhikooli ruumides. Tänaseks on ta faktiliselt oma tegevuse lõpetanud, sellepärast, et meil on otsustatud, et kool Kõrvekülas sel aastal õppeaasta lõpuni on siis distantsõppel, välja arvatud lõpuklassid. Et me saime anda ehitajale nii-öelda rekonstrueeritava majamahu kätte varem, kui esialgu kavandatud. Ja sellega seoses siis ka Härma raamatukogu tõesti kogu on toodud füüsiliselt siia vallamajja lattu ja nad ootavad siis seda, et nii Kõrveküla raamatukogu see osa, mis on siin vanasti vallamajas olnud ja see, mis koolis Härma koguna tegutses, et need koos siis mehitaksid uue Kõrveküla raamatukogu siis rajatavasse hoonesse. Nüüd Härma harukogu puhul ei ole tegemist eraldi asutusega ja selle tõttu ei ole sealt ka võimalik, ei saa seda likvideerida, eks ole. Seal on töökorralduslik muudatus. Minule teada olevalt hetkel on Ele Ellermaal plaanid muuta töökoormusi ja võib-olla mingite inimeste osas anda teisi töid. Nii et hetkel minu teada seal koondamisplaan puudub. Nüüd olid külli 5 küsimust, mis ma üritasin võimalikult täpselt ära vastata. Nii, aitäh külli, kas sa jäid rahule? Aitäh, sain vastused ja... Nii, ja repliigiks on sõna soovinud Sirje Silmo, palun. Tere kõigile. Tahtsin küsida, kas majanduskomisjoni ettepanekut võiks ka protokollilise otsusena täna kajastada? Kuidas ta otsus, ta ei ole otsus? Seda hääletusele pannes. Aga meil puudub selleks mehhanism, sest seda eelnõud ei ole. Ma saan aru, et me saame ainult sõnaliselt seda väljendada, et meil on poolt või ei ole poolt. Aga siis ta ikkagi kehtiv ei ole. Kes ette valmistab järgmiseks korraks eelnõu? Volinikud võivad ja volinikud võivad kõik ise seda ju teha.
Vahur Poolak. Jah, mina valmistan ette. Tänud. Nii, kas on veel kellelgi midagi südamel, mida tahate jagada? Kui ei ole, siis ma tahan meid kõiki õnnitleda. Me saime selle virtuaalse volikoguga hakkama. Ma tänan teid kõiki. Mis saab maikuus, seda me täna ei tea. Kui vaja, saame ka mais virtuaalselt teha. Üks pisike küsimus oli mul. Mis on saanud? Kuidas? Mis on saanud Tabivere epideemia punktist? Nii, Jarno vastab, teab kõige täpsemalt. Vastan. No, ütleme niimoodi, et täna just oli kordustestimine. Ja kordustestimise tulemus on siis selline, et need, kes olid negatiivsed viimases testimises ja kelle jaoks hoiti esimesel korrusel eraldi tsooni, nii-öelda negatiivsete tsooni, need inimesed on kõik negatiivsed ehk meie haigestumiste arv on endiselt 14 + 4, 14 hoolealust, 4 personalist ja nüüd täna viimane diagnoos pandi 18. aprill ehk meil hakkavad need inimesed ka põhimõtteliselt vaikselt tagasi tulema tööle, kes meie personalist on olnud haigestunud. Siin on nüüd see põhimõte, et me testime ka kõik inimesed, kes tahavad tööle naasta enne tööle lubamist veel kord üle. Selline kokkulepe Terviseametiga on. Eesmärk on väga lihtne. Mitte nakatada uuesti. See on väga lihtsalt tulema. Ja täna on siis niimoodi, et 14 haigestunust on meil 6 hospitaliseeritud. Üks inimene minu teada on intensiivis. Ülejäänud on tava nii-öelda nakkusosakonnas ja hetkel on nende seisund stabiilne. Ja kokku vallas on 24 nakkusjuhtumit olnud. See on paraku väga suur number. Et võrdluseks, et Tartu linnas on 52 juhtumit peale Raatuse ühiselamut ja ütleme Kambjas ja Elvas, mis on meiega siis võrreldavas suurusjärgus omavalitsused, seal on kummaskis 5 juhtumit. Aga no mulle tundub, et täna on vähemalt olemas plaan, kuidas sellest välja tulla ja sotsiaalkeskuse puhul nüüd jätkub siis selline COVID-tsooni töö veel ilmselt kuni maikuu 2. nädalani. Ja siis on võimalik ka seal teha viimane testimine ja vaadata, et siis nii-öelda selline tsoneeritud töö ära lõpetada. Aga hetkel tuleb väga-väga tänada Tartu Ülikooli kliinikumi, kelle inimesed sisuliselt selle raske hetkel aitasid meil üle elada ja sisuliselt 100% esimesel ööl selle asutuse üle võtsid. Teiseks, kes on hoidnud seal 20. aprillini oli tegelikult meil õevalve pidevalt ka kliinikumist olemas. Tänaseks nüüd on juba siis 3 päeva selline olukord, kus meil on oma õendusvalve olemas ja oma personal ainult majandab. See personal on küll valdavalt uus, ajutiste lepingutega tööle võetud, aga ma usun, et sealt tekib ka see parem oskusteave, kuidas töötada nii, et neid nakkusohtlikke olukordi vähendada ka tulevikus. Nii, aitäh, Jarno, kas sai vastus hea, Irje? Jaa, rahul. Nii, kas kellelgi on veel midagi südamel, mida tahate veel rääkida? Kui ei ole, siis ma tänan teid kõiki ja lõpetame istungi.